Tere, head õpilased ja head rahvusvahelist sõnavabaduse päeva. Ma tahaksin tänada eriliselt Eesti ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate seltsi, kes aitab meil selle tänase koolitunni, kus me räägimegi sõnavabadusest, meediavabadusest, teieni tuua. Ja aitäh ka Martin Šmutov sinule, et sa siin oled meiega täna Õhtulehe peatoimetaja, kellega veel kui sinuga rääkida Eesti ajakirjandusest, Eesti sõnavabadusest, mis üldse on sõnavabadus, kas sõnavabadus on absoluutne, kas mingisugused asjaolud piiravad seda mõnikord või mitte. Aga alustada tahaksin ma sellest, et ma näitaksin ühte kaarti. Ja see on värske meediavabaduse indeks anno 2022. Eesti on selles tabelis teinud järsu ja kiire tõusu, olles nüüd 4. kohal. Me olime pikka aega 10. koha piiridel, siis veidi langesime aastatel 19, 20 ja 21 ja nüüd on meid tabanud uus tõus. Kutsun kõiki üles pärast minema ja vaatama, mis on selle tõusu taga. See tabel on nii värske, et meie täna siin seda tegelikult ei tea. Küll aga on ilmne, et Eestis on meediavabadusega kõik väga hästi. Et mis sa arvad, Martin? Sa oled nõus sellega, et Eestis on sõnavabadusega kõik maailmas peaaegu kõige paremini? Sõnavabadus ja meediavabadus on natukene erinevad asjad, aga isegi kui neid erinevalt vaadata, siis ma arvan, et Eesti kontekstis on laias laastus on väga hästi, mis võib-olla nagu vajab sellist rohkem mõtestamist, selgistamist ongi see, et mida need mõisted tegelikult sisuliselt Eestis tähendavad. Et sõnavabadus kui selline Eestis tähendab ühte asja, aga näiteks Ameerika Ühendriikides tähendab hoopis midagi muud ja nendest vahest tulebki tegelikult selgelt rääkida ja tuleb aru saada, mis see nagu vahe on. Aga mis see vahe on? No vahe on see, et lühidalt on see, et Eestis sõnavabadus ei ole päris absoluutne. Et sõnavabadust, eks ju, põhiseaduses on peastaudus paragrahv 45 ja see on päris pikk paragrahv, seal on päris mitu lauset, et nendest viimane on näiteks, et tsensuuri pole, aga sinna vahele jääb samamoodi lauseid. Ja need laused tähendavad seda, et tegelikult sa võid küll Eestis öelda, mida iganes sa tahad, aga sa pead arvestama sellega, et sa võid või võib tekkida olukord, kus sa pead enda sõnadest ka vastutama. Ehk siis näiteks kohtus aru andma, kui sa kedagi solvad. Ja kohtus sa ei saa öelda, et mul on sõnavabadus, et ma võin solvata kõiki inimesi täiesti valimatult. Et Eestis selles mõttes sõnavabadusel on teatavad piirid siiski on. Et aga tsensuuri pole, mis tähendab siis see, et tsensuur tähendaks siis õpilasteks kõige lihtsam öelda, et seal on ette öeldud, mida sa öelda ei tohi. Et sa võid kõik öelda, aga sa pead arvestama, et mingil hetkel võib-olla nende sõnade eest pead ka vastutama. Aga kas siis ameerikalik sõnavabadus tähendab tõesti seda, et sa võid üles kutsuda, ma ei tea, kedagi tapma näiteks? Ma ei ole päris selle kohtusüsteemiga nii kursis Ameerika mõistes, aga tegelikult seal need sõnavabaduse piirid on märksa laiemad, kui on näiteks Eestis. Kaasa arvatud sellised üleskutsed ja kõik muud ja näiteks kui noored praegu võib-olla jälgivad seda Twitteri debatti, et kui Elon Musk ostab Twitter ära, siis ta räägib seal ka, et ta tahab taastada absoluutse sõnavabaduse. Et seal ka teatud seadused natukene kitsendavad, eks ju, sõnavabadust ja mingite piltide jagamise vabadust, mingite üleskutsete jagamist, aga mitte niivõrd võib-olla kui Eestis, seal on see nagu laiem. Sest vaata, siis on see noorte küsimus hästi põhjendatud. Noored on nimelt meile juba jõudnud saata küsimusi ja need on mul siin olemas ka. Ja üks nendest oligi niimoodi, et kas sõnavabadus ei ole mitte halb termin, sest selles ei sisaldu seda teist poolt, seda vastutuse poolt. Ja et kui tõepoolest maailmas ongi nagu selliseid definitsioone, kus see vastutuse pool on nõrgem, kui ta meil on, et siis me võiksimegi Eestis mitte kasutada ainult sõnavabadust, vaid kuidagi seda siis muuta. Et sõna vastutus ei ole ka, seal jälle puudub see vabaduse osa, aga kuidagi me võiksime seda siis tähistada. Et meie sõnavabadus siiski ei ole absoluutne, et ta on piiratud tegelikult sellega. Teistpidi peab öelda, et on absoluutne, aga sa võid kõik öelda. Aga sa pead eeldama seda, et keegi võib sellest solvuda, sellest võib sulle tekkida mingid tagajärjed, aga selles mõttes absoluutne õigus on sul kõik öelda, et sulle ei öelda midagi, et sa ei tohi seda öelda või teist asja öelda, et absoluutne õigus on, aga seal on teatavad piirid võivad ette tulla sulle, mis sulle võib-olla mingil hetkel niivõrd ei meeldi enam. Ja need piirid selguvad kohtus iga kord. Ja kuna meil on Eestis õiglane kohtusüsteem, mis on täiesti vaba, siis tagab see kohtusüsteem ka selle, et sa tohid
noh, nii-öelda neid piire ületada ükskõik kelle suhtes. Noh, viisakas inimene muidugi katsub üldse piirides püsida, aga kui nii on juba läinud või noh, tundub nagu, et vajadus on, siis mis on hästi oluline, et seda sõnavabadust ju tagab sellisel juhul ka see sõltumatu kohtusüsteem. Et kui sa ütled halvasti presidendi või peaministri kohta, siis koheldakse seda täpselt samamoodi nagu siis, kui sa ütled seda halvasti mõne oma kaasõpilase kohta, eks ole? Täpselt. Et see on üsna oluline. Me ei saa vist täna jätta rääkimata ka sellest ümbritsevast maailmast meie ümber. Et kas sõnavabadust piirab kuidagi sõda, kas ta peaks seda piirama? On see juba juhtunud või on see põhjendatav, kui see peaks juhtuma? Et kuidas teie täna seda ajalehe toimetustes näete? No, siin tuleb vaadata erinevaid nurki taas, et ütleme teatud keskkondades, ütleme teatud riikides praegu kindlasti nii-öelda selline ajakirjandusvabadus või ka sõnavabadus on kindlasti piiratud, kaasa arvatud näiteks Ukraina, kus, aga noh, ütleme seal on nii-öelda sõjalised ongi põhjused, mis võivad olla sellised taktikalised põhjused, luureinfo ja nii edasi, eks ju, et sa ei saa avaldada, eks ju, mis on ka tõenäoliselt oleks mõeldamatu, et Ukraina suurim päevaleht iga hommik avaldaks kõikide Ukraina üksuste asukoha, et nad hoiame inimesi kursis, et kuidas meil läheb, eks ju, et kuna on sõjaolukord, siis on täiesti selge, et sa seda ei tee, et sul ja tõenäoliselt seal on, eks ju, ma eeldan ka seadustega on ära reguleeritud, et mida võib teha, mida ei või teha, täpselt nagu tegelikult Eestis oleks sõjaolukord, sõjaseisukord. Nüüd teine pool on sellest, et eks ju selline laiem vastutus ja nagu mõtlemine, et kas see, mida sa avaldad, võib kedagi kahjustada. Et siin on üks päris hea näide on ühest sellisest juhtumist, kus Ameerika ajakirjanik avaldas nii-öelda siis geolokatsiooniks ehk siis raketi tabamus asukoha. Tegi kindlaks pärast raketi tabamust mingi 10 minutit, läks selle aega, pani selle vist Twitterisse, et ma leidsin üles, kus on, et ja nii-öelda märkusega, et et Venemaa ei saanudki oma sihtmärgile pihta, et lasid mööda. Ja siis ta sai sellest meeletu kriitika, et kuule, mees, et mida sa teed, et sa annad reaalajas tegelikult vastasele teada, et nad lasid 200 meetrit nagu üle, et paneme nüüd sihiku natukene paika, laseme järgmise raketi ja me saame eks ju pihta. Et selles mõttes sellised teatavad otsustuskohad kindlasti nii ajakirjanikel kui ka toimetustel on, et mis hetkel mida avalikustada ja kas see võib kuidagi kedagi kahjustada. See läbimõtlemine absoluutselt toimub ja sellised näited on, võib öelda küll halb näide, aga tegelikult on taga hea näide, et see annab võimalus uuesti nendel samadel ajakirjanikel, toimetustel kõik see asi enda jaoks läbi mõelda. Ma saan aru, et Ukrainas on ka inimesi antud reaalselt kohtu alla süüdistusega riigi reetmises, kuna nad on täpselt samamoodi, ei teagi ju, kas tahtmatult või tahtlikult, eks avalikustanud midagi, mis on põhjustanud hiljem reaalseid rünnakuid. Et sõjaoludes see on lihtsalt see, kõik muutub reljeefseks, eks ole. Aga meil siin Eestis, kas meil Eestis peaks ka kuidagi piirama sõnavabadust? Ja siin nüüd me peame küll eraldi rääkima, eks ju, sõna- ja väljendusvabadusest ja meediavabadusest, kas või vaadates siin nüüd läheneva 9. mai konteksti. 9. mai kontekstis tuleks midagi ära keelata, et ma arvan pigem mitte, et mulle isiklikult väga meeldib, kui inimesed räägivad ausalt ja avatud tekstiga täpselt nii, nagu nad mõtlevad. Et väga minu arust tundub palju ohtlikum see, kui inimesed mõtlevad liiga palju enne seda, kui nad ütlevad, sest siis see sõnum võib-olla ei ole siiras, et ta mõtleb hoopis teisiti, aga ta saab aru, eks, et kontekst on selline, et nüüd ma pean avaldama selliseid arvamusi. Et kui inimene räägib nii, nagu ta mõtleb, siis ta saabki rääkida soravalt, jooksvalt ja me saame palju paremini aru, mis on ühe, on ta siis poliitik, ärimees, ajakirjanik, president, õpilane, õpetaja peas, eks ju. Ja kui me teame, mis selle inimese peas on, kuidas ta reaalselt mõtleb, kuidas ta tegelikult mõtleb, siis laias maailmas on alati kasulikum kui see, et me arvame, et ta ütleb küll ühte, aga mõtleb hoopis midagi muud tegelikult. Jah, sest muidu me jõuame nii nagu Venemaale, kus ka täitsa viisaka nagu Levada keskuse arvamusküsitlused tõenäoliselt tegelikult meile täna ikkagi ei näita, kui palju inimesi Venemaal päriselt ka seda sõda toetab, sest et ükskõik, kes sulle täna Venemaal ju helistab, et sa nagu tegelikult ju ometigi ei julge ikkagi öelda, et mida sa mõtled. Aga kas see sõda on muutnud meie meediaruumi
kui me nüüd tuleme sõnavabaduse juurest meediavabaduse juurde, ka kuidagi nagu erapoolikumaks, et noh, me saame ju kõik aru ka sellest, et ega ka Ukraina pool kindlasti avaldab esiteks sõnumeid niisuguse nurga alt, et innustada oma rahvast võitlema, heidutada vastast ja näidata välismaailmale, eriti esialgu, kui lääneriikides, mis seal salata, puudus tegelikult usk, et nad suudavad üldse sõdida, näidata ennast suurema ja võimsamana, kui nad võib-olla tollel hetkel olid, lihtsalt, et tekitada lääneriikides lootus, et Ukraina võib selle sõja võita, mille põhjusel siis hakkas minema ka sinna nagu relvastust, ehk et ka ega ju ei ole ju Venemaa ainuke, kes täna selgelt nagu sordib ja kallutab seda informatsiooni, mis on, et kindlasti teeb seda ka Ukraina. Mida teie ajakirjanduses teete, teades seda, selle teabega? Seal on väga suur, seal on mitmest vaatenurgast, mitmest aspektist saab jälle läheneda, aga metsikult suur tegelikult pinge ja tähelepanu peab olema toimetamisel. Ehk siis selle sama materjali läbitöötamisel, mida sa näed. Sellepärast, et pole midagi teha, Eesti meediamajad kõik on suhteliselt ikkagi maailma mõistes väikesed. Isegi kui me kõik enda seljad ja jõud kokku paneme, siis me ei ole võrreldavad BBC, CNN-i ja teiste selliste suurjõududega. Nii et kui meie, ütleme, reporterid, kes käivad Ukrainas, on ka praegu Ukrainas, et nad näevad sealt väikest viilakat, et mingit sükest pisikest kohta ja kui ainult nende uudiste peal liikuda, siis see on nagu lukuaugust mõnes mõttes nagu vaatamine, et sa vaatad lukuaugust, aga sa ei näe väga hästi vasakule paremale ja päris kindel võib-olla ei saa olla see, et kas vastu vaatab peegel või sa näedki nagu ettepoole kohe. Et seetõttu pole midagi teha, et sellises olukorras tuleb toetuda väga palju nendele uudisteagentuuridele just, keda sa saad kelle puhul sa saad eeldada, et nad vaatavad sinna sisse neutraalselt ja kellel on ka vahendeid seal olla. Ehk siis olla kohal mitte ühes kohas, nagu Eesti meediamaal või kahes kohas, aga olla kohal kümnetes kohtades, sadade ajakirjanike ja tuhandete allikatega. Ja siis võtta see info vastu ja seda rahulikult toimetades üritada aru saada, mis on nagu see info, mis võiks sinu lugejatele huvi pakkuda ja olla oluline. Ehk et meie propagandat ei tee. Et teeme nagu selle üheselt selgeks, et me ka seda Ukraina informatsiooni avaldades siiski püüame seda kontrollida, tasakaalustada või teha nii, nagu sinu enda lehes vist täna oli Mariupoli endise linnapeaga või praeguse linnapeaga, kes küll vist ei asu Mariupolis endas, intervjuu, mille juurde oligi kirjutatud, et need on tema sõnad, meil puudub igasugune võimalus neid fakte kontrollida. Et jah, ma ei saa võtta nagu sellist 100% seisukohta, et mitte mingil juhul ja mitte kunagi me ei ole ühtegi propaganda asja avaldanud. No nii, oleme pärast väikest tehnilist pausi, et oma heli korda saada jälle tagasi ja me just rääkisime sellest, mis on propaganda, mis on ajakirjandus ja jõudsime sinna punkti välja, et Eesti ajakirjandus ei tee kummagi poole propagandat, seejuures ka mitte Ukraina poole propagandat, et seda on minu käest ka varem koolilapsed küsinud, et aga kui me ei näe Vene telekanaleid, et kuidas me siis saame tasakaalustatud pilti kujundada, sest et siis meil on ainult ühe poole propaganda ehk et siis Ukraina propaganda. Et hästi oluline ongi et osa aru saada ka sellest, et meediavabadus tähendab seda, et me räägime ausalt ka sellest, kui tõepoolest Vene vägedel õnnestub edasi tungida ja me räägiksime sellest ka, kui Ukraina väed paneksid korda midagi kohatut, eks ole, et me teeksime seda ikkagi. Jah, lihtsalt selle propaganda väga suur probleem on selle nagu äratundmine või arusaamine, et kus hetkes on tõde ja kus hetkes algab tegelikult ka vale, et selles üks huvitav näide on, et Viinistus on kunstimuuseum ja seal on selline nagu Erik Haamer üks maal. Erik Haamer on niisugune maalikunstnik, kes siis 44 aastal põgenes Eestist Venemaa okupatsiooni eest, sõitis paadiga Rootsi ja lõpetas selle sõidu Rootsis niimoodi, et tal käed olid luudeni, nahk oli maas. Et tal vist poeg on hiljem memuaaris kirjutanud, isa ei saanud aasta aega pinslit kätte võtta. Ja siis esimene kunstitöö, mis ta seal teeb, ongi Viinistus üleval, kus on näha niimoodi, kus inimesed lahkuvad, täpselt siis küüditatakse perekonniti, tervenisti on niimoodi selline nuttev ema on seal ja kõik muud on pildi peal. Ja nüüd selle loo juures, mis ma teile räägin, on probleem see, et ma mingil hetkel hakkasin valetama. Aga küsimus ongi, et kas ma luiskasin selle esimese osa kohta
nüüd teise osa kohta, mis puudutab maali või tegelikult kõik mõtlesin ise välja. Et tegelikult ma luiskasin maali kohta. Jah, see kunstnik on olemas, ta joonistas selle maali ka täpselt nii, nagu mõtlen, et aasta pärast käte paranemist, aga tegelikult maali peal ei ole küüditamine. Aga kui seda maali vaatad ja sulle seda räägitakse, siis sa lood endale automaatselt kontekstit, jah, see kõik on loogiline. Tegelikult seal on see maali nimi, mis on eemale tõugatu või välja tõugatu ja see räägib tegelikult Kihnu saarest loo see, et kui Kihnu saares noor neiu sai lapse niimoodi, et ei olnud abiellunud, siis ta tõugati oma siis sellest keskkonnast minema, pandi tegelikult paat lükati ilma aerudeta merele ja Jumal otsustas, mis temaga saab. Et kõik need ülejäänud detailid, nuttev ema, naine, kes sööb last ja toidupauna on kõik õiged, aga selles mõttes nagu propaganda või selle nutikas propaganda ongi, et ta suudab selle vale ja tõe niimoodi kokku mökerdada, et sealt ongi väga raske nagu aru saada, et kus see nagu piir jookseb, kas see tervenisti on õige, kas see on tervenisti vale või ta on selline mingi sümbioos ja see on selles mõttes, et noortele, kui te ise tarbite meediat, kuskil on ta siis sotsiaalmeedias või kuskil mujal on, tasub endalt alati küsida, et äkki ma peaksin kontrollima, kas see, mida ma näen, vastab tõele, kas sellest kirjutavad samamoodi või räägivad samamoodi ka teised allikad ja see ongi selline nagu ajakirjandustoimetus võib-olla igapäevane on see allikakontroll, mitmekordne kontroll ja tuleb öelda, et ka meie teeme vigu. Nii et selles mõttes on täiesti loogiline, et kui meie teeme vigu isegi enda kontrolliga, siis lihtne inimene teeb neid vigu samamoodi ja seda ei saa kuidagi ette heita, aga seda tuleb enda lihtsalt meeles pidada, et tegelikult neid lugusid jutustatakse sulle just sellises sobivas vormis sageli, mis ajabki sellised tõe ja vale väga-väga sassi. Ehk et lapsed on muide küsinud ka, et miks ei võiks kõikidele arvamusartiklitele ka faktikontrolli teha, sest just arvamusartiklites valetatakse ja vassitakse väga palju, et see ongi sinu vastus siis, et arvamusartiklis, kus sulle jutustatakse lugu, ei ole võimalik seda lugu ja kõikide faktide konteksti kontrollida, et seda tulebki võtta teisiti kui uudislugu. Ja tegelikult neid ka kontrollitakse ja siin olenevalt siis nähtavasti siis toimetustest, olenevalt ka toimetajatest lähevad teatud kuidas siis nagu öelda, nagu arvamused mõnes mõttes ka nagu lahku, et kust algab nagu selline või siis öelda nagu valetamise piir, et ühte sündmust on võimalik tõlgendada erinevalt, eks ju, et andes erinevate nüanssidega konteksti, et kõige lihtsam näide, eks ju, ongi tegelikult võib-olla ongi meil läheneb 9. mai, et mis 9. mai siis täpsemalt ikkagi nagu on. Ja see olenebki, eks ju, mingis mõttes nagu arvaja vaatepunktist, aga kui keegi ütleb, et see on ju vabastajate mälestuspäev, see tulebki mälestada ja näiteks Georgi lint ei ole seal ju midagi halba, siis et kas me peaksime sellest kuidagi eemaldama, kas me peaksime sinna juurde panema märkuse, et meie kontekstis võib-olla see nii ole, et see on selles mõttes on selline väga keeruline piir, kus siis öelda, et teiselt poolt öeldakse, et kuulge, te nüüd sekkute nagu arvamusvabadusse, eks ju, et inimesel on õigus arvata, miks te nüüd sinna sekkute, et ei sõnavabaduse löögi all, et ütleme sellised selged valefaktid. Minu sünnipäev on, eks ju, 2. aprill, kui kirjutab, et minu sünnipäev on 5. aprill, selle me saame ära parandada, see on nagu, eks ju, mustvalgelt, aga need osad, mis on sellised hallikate toonidega mingis kontekstis, et seal on selline piiritõmme palju keerulisem, et see on nüüd valefakt, et seda hakkame parandama. Ma olen ise poliitikuna mõnikord tajunud seda, et näiteks Päevalehes on selline valdkond või rubriik nagu poliitkommentaar ja mulle on jäänud mulje, et see ongi siis nüüd see rubriik, kus siis toimetajad on otsustanud, et pange seda värvi nagu tahate, niisuguse nurga alt nagu te tahate ja et justkui poliitilises kommentaaris on selline ütleme kallutatus justkui kuidagi mõistetavam või põhjendatavam või õigustatum, kui see on tavalises arvamusartiklis, et mind see muide häirib väga, sest minu jaoks ei ole poliitika tegevusvaldkond, mida tuleks kuidagi eraldi käsitleda kui midagi eriti koledat, valelikku, räpast, muud sarnast, et mida sellise nagu kallutatusega teha, toimetuse poolse kallutatusega? Toimetuse poolse kallutatusega? No jah, sest ilmne on, et kui seal peal on see poliitkommentaar ja seal all tõesti ilmub ikka igasugust kraami. Ilma täiendava kommentaarita, et need ja need faktid me vaatasime üle, me teame, et need on valed, me jätsime need teadlikult sisse.
no ma arvan, et ikkagi ma ütleks, et nagu sellised teadlikult vale fakte üldjuhul sisse jäetud, pigem on see siis nii-öelda toimetuslik eksimus, kui selline asi on, et küsimus on jah, nendes siis võib-olla faktides, mida keegi mis tunduvad valena, sest taustsüsteem on niivõrd viltu veetud. Võtame ka see, et kas Kaitseväest vallandati sadu inimesi vaktsineerimise tõttu või vallandati seal tegelikult 27 inimest või mingi selline väiksem number, aga aja jooksul on sealt lahkunud ka mingi teistel põhjustel, näiteks ei läbinud kehalist testi ja nüüd on nad kõik ühes potis, et kõik on sajad on vallandatud, et seal on jah, selles mõttes, et see on nagu keeruline, et üldiselt poliitika on üldse niisugune keeruline asi, et poliitikule kõige lihtsam nagu selles mõttes tagasiside vorm on valimised. Ja siis sa saab iga lugeja, kes seda loeb, saab otsustada, kas ta premeerib seda poliitikut või siis tegelikult ei premeeri oma häält siis andes või nagu mitte andes. Aga mina ei taha sellega nagu päris nõus olla, et see vastutus jääb jääda ainult nagu valijale, sellepärast, et ikkagi kui need lehepinnad neid sõnu nagu kannavad, siis ma siiski eeldan, et toimetus teeb midagi enamat, et minu jaoks ei ole kommentaar, ei ole sõnaühend, mis ütleb mulle, et ära seda kindlasti usu või vähemalt ei tohiks seda olla, eks ole. Et toimetus siiski teeb midagi enamat selleks, et mina lugejana saaksin ka aru, kui sellist kallutatust on. Et ma olen täitsa nõus sinuga, et see ongi keeruline, et lapsed on küsinud ka, et kus see piir propaganda ja vaba ajakirjanduse vahel on, eks ole, ka poliitilises propagandas. Et nagu ikka, 90% sellest, mis sulle kirjutatakse, on kindlasti tõde. Ja küsimus on viimastes protsentides ja siis ka kas otseses valetamises või selles, et see on nagu kallutatud, et kuidas siis ikkagi, kuidas ma tulen sellele järeldusele, et ütleme, teatud poliitikutel on ütleme, tendentslikkust rohkem siis kui teistel. No üldiselt nende sama poliitasjadega üritatakse seda tõde või valet siis välja tuua sellega, et tegelikult sellele üks autor ei oleks iga nädal, vaid see autor ka vahetub. Ehk siis ongi, et seal saaks toimuda mingisugune debatt. Ja siis on inimesel võimalus otsustada, kas see, mida räägiti, kas see on ta tõde või ta on vale, kui on need argumendid on argumenteeritult, debatilikult lauale pandud. Et seal selliste vahemärkuste panemine, ma arvan, ei ole nagu hea stiil ajalehe toimetuse poolt. Et seda on tehtud, aga see on üli selline harv juhus, kui toimetus on tõesti leidnud, et seal mingi tekstilõik vajab nagu toimetuslikku sekkumist, aga üldiselt selline poliitdebatt peaks toimuma poliitikute vahel ja ma ütlen uuesti argumenteeritult, et kahjuks ma olen selles mõttes nagu nõus, et pigem Eestis praegu poliitdebatti ei ole, et on rohkem selline poliitjauramine, kus igaüks karjub enda sõnumit ja teist poolt absoluutselt ei kuula, kuigi demokraatlikus ühiskonnas tegelikult oleks mõistlik kuulata ka teist osapoolt. Ja siin on võib-olla seesama nende poliittekstide lugemise võti ka, et mõnikord tasub lugeda ka seda, mida arvab teine pool. Jah, see tähendab seda, et sa ei pea sellega alati nõustuma, aga just selle sama debateerimise jaoks on see oluline aru saada, mida teine pool mõtleb, et siis võib-olla jõuda ühiskonnas mingisuguse kompromissini. Et kui sa üldse ei kuule ja ainult jaurad, siis seda kompromissi tegelikult ei teki, tekibki võib-olla rohkem pingeid, rohkem viha ja rohkem karjumist, kus ta tegelikult täna ongi liikunud. Ehk et sellest sinu jutust ma teen nagu ühe sellise lihtsa kokkuvõtte siis meie laste jaoks, et kes küsivad, et kus see piir on, eks ole, et tõe ja vale, propaganda ja vaba ajakirjanduse vahel. Et tegelikult on niimoodi, et vaba ajakirjandus ei tähenda seda, et absoluutselt iga lugu või iga lehenumber või iga lehekülg ajalehes on tingimata tasakaalustatud. Ja ma tõmmaks piirata tegelikult, et uudiskülgedel võiks eeldada, et ta on tasakaalustatud, kui ta ei ole, siis ta on toimetuse viga. Arvamusküljed on natukene nagu selline vabam koht mingis mõttes, kus seesama arvamusvabaduse ja nende piiridega siis autorid tegelikult mängivad. Aga seal on toimetuse asi ongi see, et tekitada võib-olla see debatt ja võimalus siis teistel pooltel vastata, kui keegi leiab, et keegi on seal selgelt valetanud või esitanud mingit asja kuskilt nagu sellises ebaõiges valguses, aga uudisküljed, seal tegelikult peaks olema see tasakaalustatus, peaks olema alati paigas. Sest lapsi tegelikult see teema väga erutab, sest et kui meil on umbes pooled küsimused on seotud Ukraina sõja ja selle olukorraga ja sellega seotud meediavabadusega, siis teine pool tegeleb peaasjalikult just sellega, et näiteks miks poliitikud, kes meedias levitavad valet, ei saa karistada.
No, ma ütlen, mina jaoks nad saavadki karistada või siis saavad premeeritud, eks ju, valimistel, et noh, see on nende see karistuse koht, et teistsugust nagu hullemat karistust kui seda, et sinu poolt tegelikult siis või sinu erakonna poolt ei hääletata, noh, poliitikule väga pole, et panna, noh, karistusegi teisiti panna vangi, noh, see ei oleks Eestis ei ole mõeldav, aga see ongi see, et noh, et kui sa valetad, siis sa tegelikult selles poliitdebatis või üldse debatis peaksid jääma alla. Et see on nagu igasuguse debati nagu mõte, et kui sa valetad, siis see tuleb välja ja noh, valetaja üldiselt inimestele, eks ju, ei meeldi. Et noh, siin tulevad, eks ju, mängu need, et kelle poolt sa oled ja nad, kas sa ütled, et see on noh, selline hädavale või noh, tulebki natukene, eks ju, luisata, et saada võimul ja kõik muud sellised jutud ja veidrused, aga noh, ütleme, ma eeldan, et ikkagi poliitdebatis valetaja ei saa võita ja see ongi kõige suurem karistus. Ja kusjuures mind teeb see väga murelikuks taaskord, kui keegi ütleb, et poliitika on valdkond, kus kehtivad teistsugused nõrgemad eetika ja moraali reeglid, kui kehtivad muudes ühiskondlikes tegevustes, et mina sellega üldse nõus ei ole. Et noored on küsinud ka, et kes vastutab valeinfo levitamise eest Eestis, et konkreetne ametkond või amet, et noh, me teame, et meil on tehnilise järelevalve amet, eks ole, kes noh, pani kinni Venemaa propagandakanalid, et kas me võime öelda, et nemad vastutavadki siis valeinfo levitamise eest, noh, ütleme kitsas mõistes siis ainult, eks ole, et kui meil on Vene propagandakanal, siis me selle nüüd panime kinni, väga pikka aega muide ei pannud ka, sest ütleme, tavaolukorras me leidsime, et ühiskond on piisavalt tugev ja piisavalt vähe närviline, et seda üldse nagu teha. Et mis sa sellest arvad, kas on tehnilise järelevalve amet või peab üldse olema selline noh, riiklik informatsiooni- ja propagandaamet, nagu ta oli Pätsu ajal, eks ole, mis kontrollis seda? Jah, eks ta selline libe tee on, et noh, selles mõttes selles, mida tehnilise järelevalve amet tegi kõige parem osa sellest, et see on nagu daatumiga tehtud, et seal on mingisugune põhjendus, nende põhjendustega võib siis kas nõustuda või mitte. Noh, tõenäoliselt põhjendused olid võrdlemisi nõrgad nende sulgemiste puhul, noh, reaalsed põhjendused, et oleks võinud rohkem tööd teha, aga no vähemalt see on mingisuguse lõppkuupäevaga. Ja noh, Eestis on tegelikult tõenäoliselt on ka võimalus minna, eks ju, sinna kohtusse, et seda siis kuidagi vaidlustada. Et kui me eeldame, et Eestis on, eks ju, õiglane kohtupidamine, siis õiglus seatakse ka jalule, kui see keeld on nagu vale. Aga selline keelamine, et mingi riiklik amet, kes ütleb, mis on nagu õige, noh, see lihtsalt ei tööta. Et minu jaoks ei tööta nagu niivõrd, et see oleneb ka väga palju, inimesed ütlevad, et muidugi töötab, et praegu pandi õiget kinni, aga tuleks mõelda ka sellele, et kui olukord on mõnes mõttes teistmoodi, näiteks võimul on keegi teine, et kas siis need valikud võiks olla teistsugused, et pannakse kinni mingi asi, mis juba sulle tundub, et läheb üle piiri ja siis öelda, et tegelikult et kes seda piiri tõmbab, et eeldada, et mingid poliitikud või ametnikud tulevad kokku, ütlevad, nüüd see piir on seal, on keeruline. Keeruline on ka see, et öelda, et aga meediaväljaanded võiks kokku tulla, öelda, kus see piir on, et hakata siis nagu kedagi niipidi hindama, et see on ka, ei tundu nagu väga mõistlik nagu tegevus, et aga antud juhul ma arvan, et enam-vähem tehti õigesti, head, seal on daatum, aga põhjendused oleks võinud olla palju argumenteeritumad. Aga teil on ka eneseregulatsiooni organ, pressinõukogu, mis tegeleb sellega, et igal üksikul juhul siis inimesed saavad sinna pöörduda ja öelda, et see väited on valed, tasakaalustamata on see lugu, et mis põhjusel sinna on mõistlik nagu minna. Võib-olla siin noortel on ka mõnikord. Mina praegu pressinõukogut juhin ka, et põhimõtteliselt, kui sa arvad, et sulle on tehtud liiga, et see on nagu kõige lihtsam põhjendus ja siis sa pead suutma ära jätta, aga kuidas seda liiga on tehtud, et kas ongi mingi valeväide, kas ei ole võetud kommentaari, kas on eksitud mingi muu sellise eetilise parameetri vastu, et ajakirjanduse eetikakoodeks on vabalt leitav veebist ja kui sa leiad, et meedia on kajastuses eksinud, siis tuleb välja need punktid leida, tuleb välja tuua ja saab selle avalduse igaüks esitada, et väga hea, et see võimalus on olemas. Mina ei näe ka ühtegi muret sellest, et neid kaebuste arv on ajas kasvanud. Ma pigem arvan, et see on inimeste teadlikkuse tõus, mis on ainult hea, et inimesed tahavad enda eest ka tegelikult seista, kui nad arvavad, et neil on liiga tehtud. Ja need otsused lähevad enam-vähem pooleks, võiks isegi võib-olla öelda. Et seetõttu ei ole ka see, et on selline
organ, kes ainult vaatab ja siis ütleb, et ei, et kõik on õigesti. Ja minu meelest on hea, et on nagu üks selline vaheaste või et inimene võib ju alati edasi pöörduda kohtusse, kui ta ei ole selle pressinõukogu otsusega nõus, aga et on üks selline koht, kus inimene saab minna ja küsida nii-öelda ka teiste spetsialistide käest sellist tasakaalustatud vaadet, et kas tehti liiga või ei tehtud ja siis seal tulevad tihti, ma loen neid otsuseid alati suure huvi ja põnevusega ja seal tulevad tihti mängu erinevad kriteeriumid, et kui me näiteks räägime meid täna kuulavatest koolilastest, siis kehtivad ühed kriteeriumid, mida tohib nende kohta nendest kirjutada, näidata ja rääkida ja avaliku elu tegelastel on siis, eks ju, on nii-öelda teistsugused kriteeriumid, teistsugused, ma ei tea, nõuded, kuidas seda siis sõnastada ja tihtipeale see vaidlus keskendubki sellele, et kes on avaliku elu tegelane ja kes seda mitte ei ole, et äkki sa tahaksid noortele natuke seda avada, sest et muus osas on üsna lihtne aru saada nendest kriteeriumitest, aga see on päris keeruline. Noored, kes täna vaatavad, ma eeldan suuresti on ka alaealised, et seal on veel eetikakoodeksis eraldi on kajastatud, et kuidas üldse lapsi võib kajastada, kas vanemate nõusolekut ja nii edasi. Et lapsed on üldse väga keeruline teema. Aga võtame veel keerulisema juhtumi. Kas alaealine YouTuber, kes ise jagab sisu, kas tema on avaliku elu tegelane ja kehtivad talle siis juba teised reeglid või kehtivad talle ikkagi laste kohta käivad reeglid? Ma ei saa nüüd kõigi eest rääkida, et ma saan rääkida ainult enda eest, et kuidas mina seda vaatan, et meie oleme üldjuhul võtnud niimoodi, et pigem kehtivad. Selles mõttes, et tegemist ei ole avaliku elu tegelasega, sest me ei tea, eks ju, seda, et kas tema ema-isa on seda heakskiidu andnud, me ei tea ka seda, kas ta on endale tegelikult teadvustanud, mida ta teeb, millisele areenile ta ennast asetab, aga ütleme, et see on tõesti selles mõttes selline väga keeruline koht, kus ma ei ütle ka, et meie selline lähenemine on alati 100% ühesugune. Et seal on ka teatud vahe, eks ju, võib-olla kui see YouTuber on 11-aastane või kui ta on 17-aastane või midagi muud, et ta on nagu selline koht, kus ma julgen küll öelda, et toimetused alati mõtlevad ja arutavad ja siis teevad mingisuguse enda jaoks motiveeritud otsused. Meie näitel oli üks nendest väga selged arutelu kohti, kus võib-olla sellist õiget vastust ei olegi, on ka selline haridusminister Mailis Repsi kaasus, kus piltide peal, mida me avaldasime ja kus video oli, siis olid ka endise ministri lapsed ja siis küsimus, et kas nende laste näitamine piltidel, kas see on eetiline või mitte, et meie mängisime selle enda jaoks läbi igasuguste, võiks öelda siis tabelite ja maatriksite ja hinnangutega, kaasa arvatud ohuhinnangutega ja tegime enda otsuse, aga ma saan täiesti 100% aru, kui ma käin koolides ka rääkimas, ma näitan tegelikult sama lugu ja küsin ka sealt, et kuidas teie arvate ja seal koolides üldiselt arvatakse, et see on ebaeetiline. Et lapsed näevad seda ise, eks ju, teistmoodi ja siis me üritamegi arutada, et mis on nende argument, et miks on ebaeetiline ja miks siis meie toimetuses tegime enda valiku. Ja ma ei ole teist hääletust teinud, et kas ma kedagi ümber veenan, aga sellised eetikakohad ongi see, et need ei ole eetika piir ei ole, eks ju, selge, et see on alati ühes kohas, et inimesed vaatavad ka olukordi erinevalt ja need debatid tegelikult selles mõttes või arutelud on alati väga põnevad olnud. Aga võib-olla see laste valdav seisukoht, laps vaatab seda enesekohaselt, eks pärast hakkavad kiusama, narrima. 10 aasta pärast ikka veel narrivad ja kiusavad. Et aga äkki see laste seisukoht peaks hoopiski sinu seisukohta niimoodi mõjutama natuke isegi. Jah, aga ma ütleks ka, see sama kiusamine oli ka meil, näiteks nii YouTuberi puhul, kui näiteks tolle ministri kaasuse puhul üks põhilisi kohti, mida küsida, aga ma arvan, et kool, kes lubab enda koolis kiusamist, et seda meie ei saa ära hoida, see peaks olema kooli probleem, millega kool peab tegelema ja see peab olema ikkagi sisemine kontroll, et iga laps, ükskõik kes tema lapsevanem on või milline see laps on või mis see laps on teinud, et laps saab tulla kooli, lasteaeda alati turvalisse keskkonda, kus ta teab, et teda kaitstakse ja kus ta saab rahulikult olla, ilma hirmuta, et keegi hakkab kiusama, on see siis tema enda pärast, mingi asja pärast, mis ta, eks ju, tegi, mis sai avalikuks, tema lapsevanemate pärast, ükskõik mille pärast, eks ju, et kool, lastel peab olema lapse jaoks turvaline koht ja kui ei ole, siis tuleb sellega tegelikult sisemiselt tegeleda. No see on mitmes mõttes tegelikult hästi kurb lugu, aga teisest küljest ka just sellest meediavabaduse seisukohast hästi põnev lugu, et
et kui me vaatame, siis meil on Eestis poliitikud võib-olla jagunevad umbes pooleks. Pooled nendest, me ei tea, kes nende lapsed on, kus nad õpivad, mis nad teevad ja teise poole puhul, me teame seda kogu aeg, sellepärast et need lapsed tihtipeale võime öelda ju tegelikult osalevad kuvandi loomes. Et kas sellisel juhul on teie või sinu toimetuse või ka pressinõukogul, kas see taustsüsteem ka nagu mõjutab seda või ei mõjuta? Seesama tegelikult ministri juhtum on ka see, kus samamoodi mul on ka öeldud, et need lapsed on ju kroonikas, on igal pool olnud. See ei ole oluline. Teeme selle nagu selgeks, et see ei ole oluline. Laps ei ole mitte kunagi süüdi selles, mida tema vanemad teevad, kus tema vanemad käsevad neil olla, et laps on laps, eks ju. Et seda tuleb ka alati nagu eraldi vaadata ja tuleb lihtsalt meie puhul, või ajakirjanduse puhul tulebki hinnata, et kas see, mis me teeme, kas see kuidagi suurendab, vähendab, jätab samaks mingi võimaliku kahju. Et selles juhtumis me leidsime, et ta ei saa nagu suurendada, sellepärast, et need, kes neid teavad neid niikuinii ja mitte ükski inimene neid tänavalt üles ei leia tegelikult niimoodi, et sina oled, eks ju see. Ja siis ongi meie usk koolisüsteemi, et seal need lapsed on nagu kaitstud. Et kui me seda ei usuks, antud kooli kohta või nende koolide kohta või lasteaeda kohta, et siis me peaksime tegelikult sekkuma tõenäoliselt juba teistmoodi. Et tõenäoliselt on direktor seal vale, õppejuhataja on vale, õpetajad on valed, kes lubavad mingit terrorit või kiusamist, et see ei tohiks üheski koolis olla lubatud. Mul on siin veel üks väga huvitav küsimus, millele ma ise olen tegelikult päris palju vastanud ka, ma võib-olla vastan täna ka, aga ma tegelikult küsin selle nüüd sinu käest hoopis. Kelle sõna on vabam, vabariigi presidendi või presidendi? Ma arvan, et lihtsalt presidendi sõna on vabam, sellepärast, et ütleme, amet on oluline. Siin endine vabariigi president, praegune president tuli üks hetk ka Riigikokku pusaga, et sõna on vabam. Ja vist nägi ka pealt seda, kus üks Riigikogu liige vist enne ja siis 2 ministrit näitasid ühte sihukest heatuju märki. Ei näinud kusjuures. Ma ei näinud seda, jah. Aga põhimõtteliselt näete ühte sihukest heatuju märki, et ma seda otseselt näitame hakka, aga seda oli toonases kontekstis oli see tõlgendatav siis kui white power, et 2 V ja põh tuli nendest näppudes kokku. Ehk siis valget ülemvõim ja nii edasi. Ja võiks öelda, et eks ju, et mis siis on, et sõna on vaba, ka märgid on nähtavasti, eks ju, vabad, las need inimesed nagu näitavad seda. Aga ma ütlengi, et kui ma ka koolis on käinud, ma olen öeldud, et ma arvan, et presidendil seljas on pusa oli mitte täielik või mitte täiuslik. Ja see on nagu see, millest me tegelikult alguses natukene ka rääkisime, et jah, sõna on küll vaba, aga nii sõnadel kui märkidel on tähendused. Ja nüüd, kui me mõtleme, eks, et 2 ministrit, 1 Riigikogu liige näitavad Eesti kõige tähtsamas hoones, või võiks isegi nii öelda, näitavad märki white power, teades, et mis siis on kuskil 80 kilomeetrit ida poole, on vist, eks ju, Tapa sõjaväelinnak, kui ma ei eksi, kus on Ameerika sõdurid, Briti sõdurid, Prantsuse sõdurid, mõned nendest mustanahalised tõenäoliselt. Ja kui nüüd see sõdur läheb tagasi oma kodumaale, mis on tema sõnum selle kohta, mida ta Riigikogus nägi? 2 ministrit, 1 Riigikogu liige ütlevad white power. Tulge turismireisile Eestisse, see on üks meeldiv koht. Ma tahaks seda veel ka edaspidi kaitsta. Et uuesti sõna on vaba, Eestis on sõnavabadus, aga kõikidel nendel nii sõnadel kui märkidel on tähendused ja nende tähenduste peale tuleb mõelda. Ja ei saa öelda see, et ma olen lihtsalt Paul või Martin või Kersti, et tuleb mõelda ka see, mis on sinu amet ja kellele ja kelle kaasa ka räägid. Ehk et sa tahad öelda, et kuna nad olid ministrid, siis nad ei võinud teha seda märki või Riigikogu liikmed, siis nad ei võinud seda märki näidata ka muidu tähendus on teine. Koosolekul, tähendusväli on teine. Et kui see on lihtsalt oleks ütleme Martin ja Mart siis, kes istuvad siin Tammsaare pargis ja näitavad seda kuskil seal täiesti 2 ütleme hinges kindlasti toredat inimest, siis sellel märgil ei ole sellist tähendust, eks ju. See ei saa sellist kõlapinda, see ei saa sellist konteksti, mis võib eks ju kahjustada Eesti julgeolekut. Et see on väga-väga-väga suur vahe nagu.
Jäi kahtlemata, kui sa nii selle sõnastad, siis ma olen sellega muide täitsa nõus, aga mina mõtlesin seda asja nagu enesekohaselt, kui ma sellele küsimusele vastan. Vabariigi presidendi ja presidendi sõna nagu vabaduse vahe. Et minu jaoks ei ole muide vahet. Tead, miks ei ole? Sest loomulikult ütleme, vabariigi president peab ka markeerima, et näiteks kui sa ütled, et sinu arvates see või teine inimene on ohuks Eesti julgeolekule, sa pead ära markeerima ka selle, mida sa saad või sa ei saa teha seadusest tulenevalt sellises olukorras, eks ole. Sest sul on põhiseaduse raam, mis piirab sinu tegu, aga ta samas ei piira sinu sõna, eks ju. Et minu jaoks selles mõttes see vahe ei ole sõnavabaduses, vaid teovabaduses. Et minu jaoks vabariigi presidendi või presidendina see sõna on ikka täpselt ühtemoodi vaba, aga jah, kui sa võtad seda, et kui öelda midagi, mis kahjustab Eesti riigi huve või teistpidi ka, mis positiivselt mõjub, eks ole, Eesti riigi kuvandile, siis loomulikult on siin ministri või vabariigi presidendi sõnal nagu suurem kaal, aga mina nägin seda küsimust täitsa teistmoodi. See muidugi ei ole võib-olla kitsalt tänase rahvusvahelise sõnavabadusega seotud teema, aga miks ka mitte, minu arust päris huvitav, kuidas erinevatest vaatenurkadest tulles me ikkagi näeme neid asju erinevalt. Mehtel selle sama päevaga ka seotud, et siin võib-olla on ka noori, kes juba tegelikult kirjutasid kirjandid, aga on neid ka, kes hakkavad kirjutama kirjandit, et seal on täpselt sama küsimus, et sinu jaoks sõna ja märk võib tähendada üht, aga sellele, kes seda vastu võtab, võib see tähendada hoopis midagi muud, nii et võib-olla see sama kirjandi kirjutamise kontekstis tasub mõelda ka, kes seda kirjandit loevad, millised on kirjandusõpetajad vanuselt, sooliselt, et mis nendele on arusaadav ja mis võib-olla niivõrd ei ole, eks ju, mingis mõttes arusaadav ja mis võib-olla nende taustsüsteem, eks ju, kust nad tulevad, mis on nende elukogemused, eks ju, ja vastavalt sellele võib-olla siis mõelda nagu enda sõnumit, et see oleks just täpsem, eks ju, et oleks nagu selgem ja ei tekiks kaheti mõistetavusi. Et me peame tagasi tulema ikka sõja juurde ka, sest et lapsed on küsinud, et kas õpetaja, kes toetab Venemaa agressiooni Ukrainas, tohiks töötada õpetajana? See on otseselt sõnavabaduse küsimus. Tohiks ikka töötada õpetajana, jah, aga ma arvan, et mitte Eestis ja Ukrainas. Miks? Eks see on taustsüsteemi küsimus, et kui ta tahab kui ta tahab õpetada, eks on selleks ka koht, kus ta siis saab vastavalt enda väärtussüsteemi lõpetada. Et see on jällegi, eks ju, iga koolijuhi asi otsustada, mis väärtussüsteem tema koolis on, aga ma ei näe, et iseseisva riigi ründamine ja selle õigustamine saaks olla see väärtussüsteem, mis on Eestis või mõnel Eesti koolil võiks olla. Aga kuidas sellega siis ikka on? Sa ei saa töötada õpetajana, kui sa ei mõista hukka seda agressiooni Ukrainas, aga sa saad töötada Tallinna linnapeana, kui sa ütled lihtsalt, et sõda on nagu üldiselt on halb. Kuidas sellega nüüd siis on, et kas siis ikkagi on kõigi sõnavabadus võrdne või see kõigi sõnavabadus võrdne ikkagi kuidagi ma ei julge öelda ka, et Tallinna linnapea ei ole neid sõda hukka mõistnud, ma arvan, minu teada on ta seda teinud, on ka seda väga selgelt öelnud. Küsimus peab olema, kas ta peab olema kõikides tekstides ühtemoodi esile toodud ja arusaadav, et ma saan aru, sa viitad, on ta siis teilsele või üleeilsele tekstile, mida Tallinna linnapea vist vene keeles jagas. Ja täna lehtedes, eks ole, soovitatakse ikkagi Kremli prillid eest ära võtta. Aga selles mõttes ei saa ka öelda, et härra Kõlvart ei ole siis sõda hukka mõistnud, seda ta on siiski aga õpetaja võib üks päev mõista ja teine päev öelda, et aga venelastel on ka ikka natuke õigus või Venemaa praegusel režiimil, ma ei tahaks öelda venelastel. Siis me muudame küsimust, et küsimus oli natuke teistsugune, eks ju, et kui küsimus oli ikka selles mõttes võrdlemisi konkreetselt, et kui on õpetaja, kes on mingi kindla seisukohaga, eks ju, ja see seisukoht ei ole ajas muutuv, et kui ta ütleb, et nüüd ta saab aru, eks ju, eile arvasin küll nii, aga täna ma olen aru saanud, et see on nii, siis ma arvan, ei ole ka probleem, inimene õpibki ja eks vigu teeme me kõik ja tahaks elus areneda ka natukene. Aga ikkagi, kas õpetaja, politseiniku, sõjaväelase, poliitiku, sõnavabadused on kõik võrdsed? Seaduse laias plaanis on, aga nendele tõenäoliselt samamoodi, eks ju, kõikidele nendele väljaütlemistele, arvamustele lihtsalt reageeritakse erinevalt. Eks ju, sa võid öelda küll, et see on üldine võrdsus, tase on nagu sama, aga ütleme siis see nivoo, millega reaktsioon sisse võib-olla lendab, nagu võiks siis öelda, eks ju, kas sealt sellest müürist või laest läbi, see on nagu erinev, kas ta on õpetaja, politseinik, poliitik või keegi teine. Ma isegi ei mäleta, kas see oli Päästeameti või PPA töötaja, kes ühe vabariigi aastapäeva paraadi ajal kommenteeris mitte kõige lugupidavamalt meie riigi elusündmusi ja ta sai selle eest ikkagi sule sappa, oli nii vist, eks ole.
et ma arvan ka, et siin ei olegi, taaskord ei ole absoluutset raamistikku ja iga üksiku juhtumi üle peab otsustama lõpuks alati kohus. Aga jällegi, et eks see sõnavabaduse plaanis nagu eks Eesti põhiseadus tuleneb, sa võid kõike seda öelda, eks ju. Selles mõttes on, et öeldes, et tsensuuri pole. Et sa võid kõik öelda, aga igas asjast tuleb eeldada, eks ju, mis on see kontekst, kuidas inimesed sellest aru saavad ja seda tuleb meeles pidada, et kõik pole lihtsalt lubatud. Ja tegelikult ka selle õpetaja tööle sobivus või mittesobivus ei ole ju üheselt määratud, sellepärast et tegelikult otsustab selle juhtumi üle igakordselt selle kooli juhtkond, on ju niimoodi, keegi teine seda otsustada ei saa ja siis ükskõik kumba pidi kooli juhtkond on otsustanud, on sellel õpetajal õigus minna kohtusse ja tegelikult me täna veel seda ei tea. Vastust sellele küsimusele, kas Eestis tohib õpetada õpetaja, kes toetab Venemaa agressiooni Ukrainas, tegelikult ju ei olegi, on ju nii? Ma arvan küll, vist ei ole. Ja lapsed on küsinud ka seda, et kuidas saan mina reageerida, kui mu sõber jagab sotsiaalmeedias Vene propagandat. Et ta ise väidab, et see ei ole propaganda, näiteks Ukraina poole koledustest Donbassis, ehk et siis Ukraina genotsiid siis venelaste vastu Donbassis. Kuidas saab üks koolilaps aidata sellises olukorras? Kõige lihtsam vastus on alati, eks ju, rääkida, suhelda sõbralikult, eks ju, arutada, üritada aru saada, kust tuleb tema info, vaadata, et kust see tuleb, siis rääkida, eks ju, sellest, kui sa saad aru, et kus see allikas on, et kas see on üks usaldusväärne allikas, vaadata rahulikult sinna peale. Et ma arvan, et sellise lihtsalt vaidlemise või kisamis ümberveenmisega üldiselt mingit muutust ei tule. Et see ongi tegelikult ikkagi pidev suhtlemine, küsimuste küsimine, et kui kindel sa oled, eks ju, et see vastab tõele, kus sa tead, et see allikas, kus sa selle said, on eks usaldusväärne, et sa saab uskuda. Miks sa ei usu mingit teist allikat, et mõistega on eks ju teist poolt, et ongi selles mõttes on rahulik rääkimine, suhtlemine ja mida tuleb tegelikult endale nagu tunnistada, mõnikord mõnda inimest ei olegi võimalik ümber veenda. Ja me ei pea ju asuma isegi kitsalt Ukraina sõja kontekstis tegelikult, et me oleme seda näinud siin ka kroonviiruse pandeemia ajal, kuidas me tegelikult nagu lähemegi kahes eri suunas hästi selgelt lõhestume. Me üldse vaatame seda ju nii kitsalt, et see tekib päris paljude ühiskonnaelu keeruliste küsimuste juures, et minnakse tülli vanaemade, vanaisade, vanatätide ja vanaonudega. Et see on mingis mõttes vabas ühiskonnas ju paratamatu, et on kirgi kütvad ja olulised teemad, kus ühel hetkel tuleb otsustada, mida elevandiga teha, kas ta panna siis ketti ja mitte lasta teda oma suhetesse või ikkagi või lasta sellel elevandil see suguvõsa katki astuda, eks ole. Et tegelikult ka see valik ja kumb on õige, ei ole ju ühene. Ja, absoluutselt, jah, mõtlengi, et ega seda ümberveemis ei saa ka alati toimida, aga võib-olla sealt midagi jääb, eks ju, külge, mis aitab mingeid paremaid otsuseid, täpsemat lugemist teha tulevikuks. Et võib-olla mitte selles küsimuses, aga äkki mingis järgmises küsimuses. Aga jah, et selline lihtsalt vaidlemine või näpuga näitamine, et loll, see ei tööta. Aga võib-olla paar viimast minutit pühendada sellele, et kuidas saabub suletus ajakirjandusse. Et see ei ole ju nii, et ühel päeval keegi keerab mingit nuppu ja eile oli Eesti oli 4. kohal ja ülehomme on 140. kohal meediavabadusest. Et kuidas see asi tavaliselt meiega juhtub? Eks ta juhtub niimoodi, et sellest aru ei saa. Võtame Ungari või võtame Venemaa või? Selleks on kaks sellist pilti või kirjeldus, mis kasuks, üks on see konna keetmine, et sa paned konna külma vette ja siis keerad järjest kuumust peale, kuni konn ei saa sellest aru ja ongi keedetud. Ja teine on sellisest toredast inglise sarjast nagu jah, härra minister, jah, härra peaminister, kus oli salamivorsti taktika. Ehk siis lõik lõigu haaval, kuni vorsti enam lõpuks eks ju pole. Et nad hakkavad vorsti lõikama otsast, võtad natukene ära, et see ongi see, et ühtegi vabadust ei võeta mitte kunagi ära kohe ja tervikuna. Et siis saadakse sellest aru, et vabadusi võetakse ka ära jupi kaupa, kuni mingil hetkel sa vaatad, et kuidas me nüüd siin oleme. Et eks meediavabaduse, meediapimedusega kõige selles mõttes hullemas osas ongi see, et see juhtub kuidagi niimoodi, et me ise sellest ei saa aru. Aga siin on ka meediaorganisatsioonide selline nagu valvekoera roll, et ongi, et juhtida tähelepanu kõikidele nendele seadustele, mõtetele, mis võivad sellist meediavabadust
vähendada. Oleme ise leidnud, oleme saatnud märkusi, oleme küsinud, miks mingeid asju nii tehakse ja mingid asjad on jäänud ka seetõttu tegemata. Aga on tehtud ka väga palju veidraid asju, näiteks ei ole võimalik vist saada enam teada, kes on enam isegi mingis karistusregistrit, kes on vist küüditajad, et tuleb millegi pärast varjata Eesti riigil neid inimesi. Et veidruseid on ka juba täna vastu võetud ja ju võetakse ka veel edasi vastu samasuguseid veidrusi. Et miks, seda mina ei oska sellele vastata. Ma olen küsinud ka ametnikelt ja ministritelt, et kellele see kasulik oli, et mida te sellest võidate, ega neid väga selgeid vastuseid ei ole, et mõnikord on see võib-olla mingi uitmõte, mingi teise seaduse kaasprodukt, eks võib juhtuda, aga jah, ühiskond, mis ka Eestis kunagi, ütleme ka dokumentide ja selles mõttes avaliku teabes osas oli väga vaba, võib-olla isegi maailma kõige vabam on nüüd järjest kinnisemaks muutunud ja see on selles mõttes ka praegu tõsine probleem ja meie sõdime selle vastu. Eks iga ühiskond reguleerib ennast järjest rohkem ja algajal riigil on kindlasti igas valdkonnas oluliselt vähem regulatsioon, et see ei ole ainult omane meediavabadusele ja see tahaks rõhutada, et see vist on kõik selline, ütleme meediavabaduse arutelude esialgu küll kindlasti äärealade teema, et kui me ka vaatame, siis see Eesti tõusev koht, eks ju, meediavabaduse indeksis seda ilmselt näitab, et midagi läheb meil hästi, aga see indeks siiski on küllalt tundlik, et kui ikkagi näiteks mitme parlamendierakonna inimesed, lihtsalt kuna neil ei ole häid vastuseid, süüdistavad meediat valedes küsimustes, siis see võib ka jõuda 12 kuuga sinna indeksisse, nii et kui midagi peaks sellist juhtuma siin meie meediavabaduse, ka mis puudutab seda sinu poolt tõstatatud teemat, siis see üsna pea märgatakse ära ja selle jaoks seda maailmas seda tabelit peetaksegi, et siis saavad ka poliitikud ja otsustajad, kes tihtipeale võivad ka mitte ilma paha tahteta lihtsalt teha mõne otsuse, mis meediavabadust vähendab, saavad ka analüüsida ja hinnata. Ja täna me võime öelda ja selle saate täna siin kokku võtta nende sõnadega, et Eesti ajakirjandus on vaba, meie meediavabaduse indeksis oleme 4. kohal. See on asi, mida tasub täitsa tähistada ja Eestis on ka sõna jätkuvalt väga vaba, aga igal sõnal, mis on öeldud, tema lendab ja ta võib tulla ka bumerangina tagasi. Alati peab olema ka vastutus. Aitäh kuulajatele, aitäh sulle, Martin, aitäh veel kord ajaloo ühiskonnaõpetuse õpetajate seltsile ja kõikidele koolidele, kes täna meiega olid. Head ajakirjandusvabaduse ja sõnavabaduse päeva meile kõigile.